jälle! Tere jälle! Viimati, kui me rääkisime, siis oli veel vana aasta. Me käisime vahepeal aastavahetust pidamas. Oli võrratult tore? Meil oli väga tore, me käisime oma... kass hängib seal naabrite liivakastis. Tore jah, et meie omas ei hängi. Kujutan ette võib-olla. Kas hängib? No ette. Igal juhul. Käisime koos oma armsate naabrite rajudega Steni venna juures, kus oli hästi palju toredaid inimesi, natuke liiga palju süüa ja väga lõbus ja väga palju lapsi. Väga tore. Ma hullult kartsime minna alguses, sellepärast ma mõtlesime, et nagu kokku oli vist, pidi olema 14 last ja siis mõtlesime, et nagu meie omad moodustavad neist 3, et kui mingid jamad tekivad või mingid tülid plikade vahel või midagi seal vahel on juhtunud meil, et on natukene jamasid, et siis nagu nõme vaata olla nii-öelda võõras kohas, kuigi nagu Siim ei ole meile võõrast, on nime tore ja nagu, ma ei tea, me põeme alati üle, vaata. Aga tegelikult lapsi oli 11 ja nad olid mingi ülivaiksed ja tasased. No nii tore oli, väga lahe. Siis me läksime õhtul vanaema juurde ja siis nagu öösel läksime mitte õhtul, suht hommikul isegi. Ja siis käisime 1. jaanuaril, see on traditsiooniline päev. Hendriku ema nimetab seda rahvusvaheliseks öösärgipäevaks ja ta teeb meile alati mega häid perukaid, kohupima muretaignast juustupirukaid ja viineripirukaid ja oh my god, need on kõik. Ja siis me käisime õhtul usutamas ja nüüd on 2. jaanuar ja on tööpäev. Ainult et ei ole. Ainult et on. Nii et me lähme ehitame need kukupesa riiuleid edasi, vaatame, mis siis saab. Aga me võtame siis selles vlogis teid kaasa oma käesolevale nädalale ja eesolevatele seiklustele ja mõte on, et iga esmaspäev hakkab ilmuma vlog. Ma tahtsin öelda seda ka, et eile õhtul me tulime öösärgipäeval, sest et öösärgipäev on heade mõtete päev. Me tulime sellisele ideele, et me tahaksime minna reisile veebruaris, suusatama, lumelauatama, keegutama, levile autorongiga. Me oleme ühe korra varem käinud, siis kui Elli oli väike ja teisi lapsi veel ei olnud olemaski. Nii et me peame hakkama, sina pidid helistama sinna autorongi sellele küsima, kuidas me saame ja siis me peame vaatama laevaaegu ja siis me peame vaatama majutuse, et me ei ole veel kindlad, kas see toimub, aga see oleks nii lahe, mõni ei ole veel. Nii et okei, lähme tööle ja vaatame, mis sellest nädalast saab. Olge meiega ja muidugi subscribe'ige, sest tegelikult ei muidu... Ma tead, me peame iga nädal hakkama vähe filmima, sest kui meil on iga päeva kohta tund aega materjali, siis meil on lihtsalt nagu... 5 tunni plikkused vlogid. Jah, maraton, täis pikad mängufilmid. Jah, ei, muidugi. Filmid seda segadust, mis siin on. Mis nad vaatavad jumal küll? Must kleit. Oota. Nii? No jah, on küll, ma lähen kohe masinasse. Vabandust väga, eks ole. Minu sahtlid vähemalt ei punnita nagu sinu omad. No jah, sest sa ei pane asju sahtli, sa võid jätta poodi peale. See tont. Ma suutsin juba mitu kuud tagasi oma ID-kaardi ära kaotada ja nagu sellest veel vähe oleks, kaotasin ma ära ka oma pangakaardi, ettevõtte pangakaardi. Ma tellisin uue ettevõtte pangakaardi, aga kuidas selle ettevõtte pangakaardi kätte saan, kui mul ei ole dokumenti. Nii et nüüd me läheme PPA-sse ja teeme mulle dokumenti. Sain numbri kätte. Kuna meil on vaja kaarautos käia, mis on siin kõrval, siis me ei jää ootama, vaid lähme käime käppelt kaarautos ära. Ostame värvi kukupesa riiulite jaoks juurde ja siis tuleme tagasi ja äkki saab selle pildi tehtud ja dokumendi taotletud. Mida sina täna hommikuseks sõid, Hendrik? Mina söön putru maapähklivõiga. Mina söön juustuvorstiga hotdogi järgioskist, sest et see on puhas tervis. Kohe saan kätte. Aitäh teile, ilusat päeva! Mulle piisab sellest või ma peaksin ostma suurema? No, ole, mis see värvide läheb? No, sellega ma võisin kõik need riiulid ära. Nii? Samas liitri hinda 9,40. 8 on suht suur vahe ju. Võtan selle või? Sa saate panna nurka ja kuskil niikuinii seal on vaja veel värvida sellega. Ikka on värvitud seal kukupesas üht-teist omal ajal. Lõunasöök saabus. Palju. Me oleme jälle värvinud ja ehitanud. Ma panen tooteid ilusti riiulitele. On siuke tunne, et teil on juba déjà vu, te olete juba näinud seda, aga paljud asjad nagu kolisid põrandalt ära ja imelikest kohtadest, näiteks postririputid. Peeglid on siin ilusti kättesaadavad, kõik mis seinal on. Need lambid kolisid siia, valguskastid, need neoon sellised laavid. Asid on siin üleval ja siin on ka asju, et ühesõnaga siuke lugu. Aga me tellisime siit samast Tondi Reval Cafeest endale lõuna. Hendrik, söök saabus. Jap. Jah, juba. Kukkus siin.
Oh my god. Hendrik tellis käsitsi valmistatud lambalihabelmeid. Mina tellisin köögiviljavoki, aga sain kana ka vist kauba peale. Nii. Siis ma tellisin pannkooke. Pelmad näevad meil head välja. Ja lõunasöök on meil nüüd maagiliselt söödud. See on magustatud paus. Ja magustatud paus on. Meil on olnud väga, me oleme väga tublid olnud veel. Jaa, algusest nagu päev läks kuidagi veits ei alanud kõige paremini. Jaa, seda ID-kaarti me ka ei saanud tehtud. ID-kaarti me ei saanud, vineeri Kaup ei tulnud. Kaup ei tulnud. Suhteliselt pekkis päev oli, aga me oleme teinud sellest, mis me sellest teha saime. Ja. Enima. Ja me sööme pannkoopki marjadega. Normaalne. Ma olen tulemusega nii rahul, Hendrik, aitäh sulle, sa aitasid mind. See, nagu Heidi just ütles, see pood näeb välja. Kus see sisse käib? Meie praktikant Heidi tuli ka õhtul pärast tööd appi meile, mis on väga lahe. Ja ta ütles ka, et nagu olekski pidanud kogu aeg niimoodi olema. Nüüd on nagu nii avar ja põrandaruumi nii palju ja varem meil keset põrandal kogu aeg. Nüüd on nagu kunagi pole nii vähe asju põrandal olnud. Ja kui tuleb uus kaup, siis selle jaoks on ka ruumi. Nii et I'm so excited. Te vaatate seda vlogi vist esmaspäeval ja esmaspäeval peakski uus kaup tulema. Ma loodan, nii et vaatame siis järgmises vlogis, äkki saan näidata teile. Aga nüüd me läheme kiiresti koju enne, kui Anni kõrvitseks muutub. Ciao, Elli! Ciao! Mina pole midagi võtnud. Ära tee nüüd siis. Head isu kõigile. Head isu kõigile. Kuidas maitseb? Hästi, väga hästi. Ei ole. See on nii hea. Head isuku. Väga hea. Nii kiire. Mis seal sees on? Kakajuit! Miks sa oled filminud seda kakajuit? Rüve ju. Need jälle kaklevad nagu ikka. Olen! Mis ma olen? Ära tõmba mind kõrvadest, mul on nii valus. Vaata, kuidas ta naerab. Tuli täitsa randomilt nagu uus mõte, nagu äriidee. Ma nagu lambist hõikasin selle välja, Hendrik oli mingi oot, mõtlen nüüd läbi. Ma olin mingi ei, siis saaks ja siis tegin juba domeeni, registreerisin ära Facebooki nime ja lihtsalt tuli siuke mõte. Mõtlesin, et lahe oleks. Ma ei tea, võib ju proovida. Heal juhul, jah. Niimoodi need asjad käivad siin 0-100. Ma rohkem ei räägi midagi, sest ma nagu ei tea, kas sellest üldse saab midagi. Ma mõtlen, et nagu, kui ma ostsin domeeni nime ära, see on aastaks mingi 9 € virtuaalserver mul on olemas, et kui see on ka 9 €, mis lihtsalt jääb nagu seisma, et siis suhvel, aga muidu nagu võib ju nagu proovida asju teha. Jah.
kui teil on mingid mõtted, siis proovige ka asju teha, pange nimi külge ja siis tehke see domeeni nimi ära ja siis tehke Facebooki leht ja siis hakake vaikselt nokitsema, ega keegi ei pea teadma, mida te täpselt teete, kuni see on valmis, aga kui sa nokitsema ei hakka ühest otsast, siis ei saa see kunagi valmis ka. Ehk siis you do you, honey. Ja ära pelga esimest sammu astuda. OÜ registreerimine ei ole ka üldse kallis ja üldsegi you can do it. Nii et hakka otsast pihta, uus aasta, uus sina, see sama vana sina, aga lihtsalt natuke võib-olla julgem. Kui sul on mingi mõte kaua Google'is tiksunud, siis tegelikult see on lihtsam, kui sa arvatagi oskad. Ja kui mina sain, usu mind, saad sina ka. Anna Lutter muidu ütles sama, nagu et me täiega relate'ime selles punktis, et me kumbki ei oska arveid esitada. Praegu mul tuli reast meelde, et ma ei ole teile ikka veel arvet esitanud. Oh my god. Ühesõnaga, me kumbki ei esita õigeaegselt arveid ja ei tea, palju keegi meile on võlgu millegi eest ja ühesõnaga. Aga kui meiesugused saavad ettevõtlusega hakkama, siis igaüks need üldse ei maksa seda peljata. Tehke ära. OÜ regamine on see riigilõiv. Selle saate pärast endale maksuvabalt tagasi ka maksta, endale kui eraisikule, kui on äri olete käima tõmmad, see mingi 100, suurusjärg 150-200 eurot, ma ei mäleta enam selle ammu. Ja rohkem ei peagi midagi tegema. Ühesõnaga, nimi mõtle välja, tee domeen ära, osta domeen ära, see on 9 euri.ee domeen, mina soovitan .ee domeeni, .eu on veits kahtlane. 3, tee Facebooki leht ja Instagram, siis sa oled juba mega lähedal. Ja siis võid hakata vaikselt mingit logo nokitsema ise või mõtlema, mis värvi sa tahaks, et sul oleks pane mingi Facebooki cover nagu mängi. Tee privaatne leht, keegi ei pea seda nägema. Ja siis, kui see on sul tehtud, siis on see OÜ tegemise samm juba palju lihtsam ja siis sealt edasi on juba kõik köki-möki. Nii et hakka pihta, kui sul on selline mõte, oli minu praegune sõnum. Aga ma arvan, et ma tänaseks panen vlogikaamera ära ja homme jätkame siis sealt, mitte sealt, kust pooleli jäi, sest et see nädala vlogimine on nüüd natukene keerulisem. Me peame seda videoga harjutama, võib-olla see vlog tuleb väga pikk, võib-olla ei tule. Vaatame, aga ühesõnaga, kohtume järgmises klipis. Peremees, kallis peremees. Jaa! Mis teed? India juustu. Ühesõnaga, ainus, mida vaja on täispiim ja salakomponent. Siin on minu. Nutaksin. Kus sa juuksed? Kus sa juuksed? Ma teen sulle samamoodi nagu sina mulle. Emme, Lore. Mina videost teeb mulje, nagu ma olekski mingi juustumeister. Sa oledki juustumeister. Pimmameister Otto. Juustumeister Hendrik. Kus see? On nagu see Arvo Kassin. Vanus on ka juba seal maal, jah? 30 ikkagi võib-olla terendab. Kui ma ei oska valada. Väga hästi oskad. Panime veits sidrunit juurde ja kohe see vedelik on siuke kollakas klaar, mis tähendab seda, et siin ei ole rohkem seda piimarasva, mida kätte saada. Natuke aega lasen tal veel olla madalal tulel ja siis kurname ära sööda sisse. Kraanikausi puhtaks korralikult ja läheb. Vadaku võib tegelikult kokku korjata ka. Et sellest hiljem pannkooke teha näiteks, aga peremees ei olnud nõus. No siis ma peaks haisulukku välja lahti keerama sinna alle mingi kopsiku panema. Tundub suht värske. Ja siis tuleb panna ta külmkappi seisma surve alla, ehk siis näiteks ma panen ta ristkiliku küljesse toidukarpi ja siis panen sinna vajutuseks mingi raskuse peale, koos rätikuga nagu panen kappi. Ja nii ta läheb. Ühesõnaga ta peab olema raskuse all, et ta läheks üks nagu tihkeks, kokku pressituks ja siis me lõikame tast, no küll te näete, mis me siis teeme. Aga praegu on see aktiivne osa nüüd läbi. Suur punane raamat. Ma istun e-koobis ja mul ei ole mitte mingit inspiratsiooni üldse mitte millekski. Kellegi herbaarium on siin. On siuke ilus suur kokaraamat. Ühesõnaga, mul ei ole mitte mingit inspiratsiooni, nagu mitte ükski asi ei isuta. Ma ei taha sealt poest mitte midagi osta, mul on närvid jumala läbi juba. Siis ma mõtlesin, et okei, matkal ei jonnita, võtan parem oma kokaraamatu välja. Sest et siin on mingid udupeened asjad, aga äkki lihtsalt mingi asi nagu hakkab isutama või midagi. Come on, Jim.
hullu. head isu kõigile. Head isu kõigile. Võtsid proovida enne või? Kas sa oled söönud seda varem või? Ei ole. Nii hea. Kas teile maitseb see lapsed? Joo. Kuum on, kõik on natuke pahurad seepärast. Joo. Anja ette. Tuli maitsev uku. Oota, püsi siin, teeme see puhtaks palun. Kõht on täis, muti. Oli maitsev, jah? Tee pilti, ma siin kõik ära, tee pilti. Kes on koju jõudnud viimaks, kui need ei ole rojud? Kallis, ma olen kodus! Tšau Lili, tšau Pritu, kuidas läheb? Hästi. Juba unised läheb. Väga. Pane need terassi läbi. Pane. Soia. Kas saia just nii? Kas emme teeb saia? Säpp meil on. Kohe 4-3. See on halb või hea või? See on väga hea. Mis meil täna süügiks on, Helen? Salat. Kaasar. Kaasari salat. Mega krõbe kana. Siin on ise tehtud miiusai. Miiusai. Mis sa ütlesid, et meil on rajuhundi Kriisikoosolek. kriisikoos? 1, 2, 3. 4, 5. Kuus last. Ma ei näe probleemi. Tavaline. Ainultki oma tuba on. Just another day at Windburno house. 7. laps on siin. Hoom lapsega. Mis saab siis rajuhundi kohvikust? Teeme. Teeme. Aga ma ei tea, see ei olene meist jälle. Kellest see oleneb, Sten? Hendrikust ja Stenist rohkem. Sten, mis saab? Me siin praegu nagu arutasime seda asja nagu niipidi ja naapidi ja tegelikult me saime kõik ühise aru saama, et see oleneb tegelikult nagu Aga tegelikult teist me ei ole otseselt ära. Kui me ei ole löönud lukku, et toimub. Me ei ole löönud lukku, aga me juba arutame, mis toidud ja sealt tulevad. Mis meile Ma ei ole tõid. siiamaani söönud asja, mis sõid. No siiamaani ka. Ma ei ole nagu Ära söögi. Pole nagu julgenud, sest ma ei tea, mis see on. Sa sööd seda, kas sellepärast, et naabrimees sööndis? Ta võttis, aga ma vabalt küll võtnud nagu. Kas sa tead, Sina tellisid need omale Hiinast, sa tahti neid süüa. Vaata, kui need valged kahvatud kanatiiva otsad. Ja sa sööd neid. Tiiva see 3. kont, mida päris maailmas keegi ei söö. Ja me reaalselt nagu ostsime need selleks, et teha YouTube'i vaadake, kuidas ma söön Hiina paska video, aga lihtsalt Nagu- I can't deal. See konsistents on nagu nii imelik. Ta on nagu siuke On toores. Korda jutu, pane suu. Ei, ma ei soovi, et želatiin ja vesi 1 ühele siuke. Aga kuidas on maitsed? Proovi. Ma ei taha. huvitav kukkusättamusele midagi ei soovi. Ma sooviks grillitud variandil need otsi süüa. Tuleb koos kondiga süüa, et ma siis söön koos kondiga. Ei, väga huvitav on, hästi terav on, nagu siuke chilline. On chill väga. Pane üks suhu. Ma ei taha. Limpsi. Või siis Ei soovi. Siuke tuss oled. siis ta on nagu laiaks löödud lillkapsas. Me oleme nüüd ametlikult avanud lastehoiu. Mulle sobib. Jah, teie olete. Tere hommikust, kõik kallasid ära või? Avame veel. Tublid. Ükshaaval. Olete sellist pannkoogi mäge varem näinud või? Ei ole. Ei ole. Palju lapsi, palju pannkooke, head isu. Aitäh. Sina saad ka, kallis. Me istusime päris kaua siin eile, et mitte öelda hommikuni. Ja siis Helen ja Sten läksid koju oma beebiga
ja teised beebid jäid siia. Et mul oli hommikul ärgates ütleme pisut allpolla magamatusest. Ühe lastest ma saatsin lastehoiust koju tagasi. Mitte ma ei saatnud, vaid vanemad kutsusid. Ülejäänud on veel siin. Rajud tulevad varsti tagasi. Ma tellisin sellise tagasihoidliku koguse pitsat meile. Et varsti on siis pitsa lõunasöök. Aga muidu on väga tore. Nagu meil on maailma kõige toredamad naabrid, kellega me arutasime meile maailma kõige ägedama kodukohviku korraldamise tõenäosust. Olen mööda. Me vist ei otsustanud või otsustasime või? Mida otsustasime küll? Et Rajuhunt 2025 tuleb, aga meil on veel mõned nüansid läbi rääkida, sest eelmine kord esimesel korral oli kõik väga hästi, teisel korral läks nagu selles mõttes veits lappama, et meil tekkis sellised kommunikatsiooni erroreid ja isegi nähvamist ja mingeid selliseid asju enne kodukohviku toimumist, sest seda korraldamist on vaata väga palju ja kuidagi nagu liiga tõsiseks läks asi. Siis minu ettepanek oli, et võtame nagu super suvalt seda. Et minu sõnum on nagu see, et ükskõik kuidas me teeme, isegi kui me teeme puusalt või jääb midagi tegemata, siis see on ikkagi maailma kõige ahedam kodukohvik, et me ei nagu stressaks ülearu. Ja siis selle osas me leppisime kokku, et oleme veits rohkem jolo ja niikuinii tuleb äge, et oluline on nagu see, et me ei tunneks ennast pahasti seda korraldades. Aga nii normaalne on, nad on meie naabrid Rajud on nii normaalsed sõbrad, nii normaalsed inimesed, et me saame nagu rääkida teineteisega nagu päriselt. Me saime seda kohe pärast kohvikut ka, et nad ei ole nagu passiiv-agressiivsed ja nõmedad, aga nüüd tuli pitsa, nii et lähme. Pitsa tuli! Mis sa nüüd filmid? Mul ei ole auku pitsa keskel. Ma ütlesin sulle, ma ei hakka hellitama. Veetes duši aega, siis mõtlesin, et ma ei hakka järgmine kord enam viskad nii peale pikali laste. Nõuku räägi uuesti, mis juhtus. Kuku, mis juhtus? Mis juhtus? Ulumemm läks katki või? Ma tean, Joo, onus teine ulumemm läks katki. Lugeme mälestus ainult. Jah. Ei ole hullu, küll tuleb uus maht. Vaata, see laip on seal. Korju, ulumemm korju. Noor härra vaatab oma lemmik multifilmi Kähvapatrull ja noor daam broneeris ära ööbimise. Meie suusareisid tarvis. On sa rääkinud üldse? Ma ei ole vist rääkinud. Neile suusareisist? Ma ei ole rääkinud, sest me ühe korra käinud Riihivuorel, mis oli väga tore ja selle juures oleks olnud laheda Airbnb ka, aga üliodava ka, nagu kui te tahate minna kuskile praegu suusareisile näiteks, siis ma soovitan Airbnb-d vaadata, nagu need igas selles kuurordis on mingid oma majad ka, aga Airbnb-d on nagu kodusemad, paremini equipped ja nagu saad sama raha eest nagu rohkem lihtsalt. Ja kui ma panen siia descriptionisse oma Airbnb koodi, et kui te sellega liitute, siis te saate sellelt niigi odavamalt ööbimiselt veel mingi 30 euri vist alla. Mul kogu aeg see summa läheb meelest rääga suurusjärk 30 euri. Ja siis me vaatasime erinevaid variante, siis me leidsime, et Tahko oleks ka. Riihivuorel oli see teema, et mägi oli avatud ainult õhtuti, mis oleks okku, me läheks 2, et siis sõidaks iga päev lihtsalt 4-8, eks ju, aga kuna me tahame käia vahetustega, ehk siis vahepeal mina ja Hendrik, vahepeal Anne ja Elli, et lapsi on palju ja peab hoidma ja niimoodi, siis see ei sobinud meile. Ja siis me otsusime hoopis Tahkovuori kasuks, ehk siis Tahko suusakuurorti minna ja me bronnisin just meile maja ära, mis on suur 9-kohaline selline mökki ja uudistan see, et Anni tuleb ka kaasa meiega. Ja siis meil on Elli saab vanemaga kahekesi suusatada ja meie käia kahekesi lumelauatamas ja Anni ise saab suusatada ja Anni on nii tore ja siis meil on nagu suurem punt ja rohkem käsi laste haldamiseks ja see kõik on nii tore. Tahan tähelepanu eest.
lambad on ka included. Ma tahaks magama minna juba, see päev on olnud väga pikk. Ja ma väga ootan homset, homme me lähme uisutama näiteks. Ma täna rohkem ei filmikski. Mis sa teed? Su parti filmin, kus me sõrvad siin. Iirul on ka. Tütar helistab mulle. Oi, kui tubli on. Tagant ka. Väga tubli poiss. Tubli, kõik on hästi. Hästi tubli oled. Hambad peab puhtaks pesema, muidu sööbik ja pisik teevad. Ise küpsiseid panid taadi juures täna, nii et vähe ei olnud. Küpsised tuleb ära pesta suust. Siit ka. Siit tagant ka. Tere hommikust vlog. On pühapäev. Me eile pidime tegelikult juba minema uisutama, aga Uku magas lõunaund, kuna lapsed olid kaua üleval ja meil oli siuke pidune kõik, siis Uku magas lõunaund kella 5 õhtul. Siis me otsustasime, et me lükkame oma uisutamislõbustused pühapäeva ja me lähme jälle Pirita uisuplatsile, sellepärast, et lastel tuleb nii hästi välja juba, et me mõtleme, et kui me seda nagu nüüd järjepidevalt teeme, nii palju kui võimalik, siis tekib neil ka mingisugune kindlustunne ja teadmine, et nad juba oskavad, et jah, ühesõnaga järjest on, ma arvan, hea teha seda. Aga eile jah, me tegime veel ühe pitsalõunasöögi ja siis hängisime tegelikult õhtuni jälle koos siin kõik. Arutasime kodukohviku plaane edasi, meil on päris palju väga lennukaid ideid jälle. Suht kiiresti läks asi sellest, et võib-olla ei tee üldse, selleni, et teeme täiega. Aga hakkame minema. Siin on pirukas, mida? Mida? Pirukas, hea. Mõistatan ära, kui teie ei tea. Pirukas, hea. Pirukas, hea. Peal pole kärbest, kuid kärbsel on pea. Mõistatan ära, kui teie ei tea. Pirukas, hea. Kas te olete näljased? Uku jäi magama ja me ootame, et ta ärkaks, sööme pirukat ja vist ka suppi. Ma ei tea, siin on nagu väga hea teenindus. Ja siis lähme uisutama. Anne tegi meile legendaarset tomatisuppi. Kuidas me tunneme? Hästi tunneme, jah. See on täiega hea. Kui hea. On ju nema? Ma mis selle supi siis käib? Sipul, kööslauk, tšili. Aga mitte palju, see ei ole terav supp ju? Ei ole. Ei ole üldse mu tšili kaun kadus ära. Nii et ma panin natuke tšilimoosi. Siis porgand, paprika. Siis käib siin purustatud tomat. No konservtomat. Siis käib siin üks purk päiksekoivatatud tomateid. Ja siis käib üks purk tooreikes tomateid kõige lõpus. Ja merevaik ja puljong. No ja igasugust pipar. Nii hea. Ja basiilik ja tüümian. Kappareid olid ka pannud ema? Kapparid olid seal. Päiksekoivatatud tomatites. Siin on 5 jääb. Sõida, tubli oled! Me oleme nüüd 3. korda siin uisutamas. Titil on uisusamm täitsa ilus juba. Elli uisutab ka peaaegu täitsa julgelt ise. Nii et me mõtlesime, et me tuleme nagu 3. korda veel ja võib-olla 4. ja 5. Sest et siis äkki see oskus kinnistub nagu paremini. Ja mis seal salata, jube nauditav on ka. Nii mõnus on uisutada. Ei, hästi tubli oled! Ja niimoodi paneb laps püsti ise. Mis asja nagu? Ikki on nii tubli, nii äge. Lähme kihutame kiiresti. Oi!
Loodustukku, vaata, et sa otsa ei sõida kellelegi. Nii tubli. Täiega. Sa pead sõitma Nii tore on niimoodi, ta on nii tubli. Ja mina õpin tagurpidi uisutama, mida ma pole kunagi osanud. Tšau! Kell on palju, nädal on läbi, homme algab jälle töö ja koolinädal ja ma ei tea, kuidas me selle üle elame, sest nii mõnus on olnud nagu koos olla need viimased päevad. Täiega no, nii mõnus elu. Makes you wonder, et kuidas elada nii, et saaks rohkem olla koos. Aga igatahes. Palun ära karju palun niimoodi. Lõpetan selle vlogi praegu ära. Lapsed on üle väsinud ja me peame nad magama viima. Aitäh, et te vaatasite seda vlogi. Kui te tahate, kui teile meeldib selline nädala vlogi variant, siis pange sellele videole like kindlasti, tellige seda kanalit, siis te saate, eriti kui te selle kellukese panete. Kui me ei ole super kindel, kas see tegelikult toimub. Istu palun. Aga põhimõtteliselt, mis juhtub? Kukuta asa, palun, issi viib su magama muidu. Ära karju, emme räägib kaameraga praegu. Aga põhimõtteliselt, mis peaks juhtuma, kui te likeite seda videot, on see, et rohkem inimesi näeb seda oma soovitustes. Ja siis rohkemad inimesed näevad meie kanalit. Ja siis meil on motivatsiooni teha paremaid videosid. Jah, seda küll, paremaid videosid. Ja kirjutage mulle, kuidas teile uus intro meeldib. Aitäh, et vaatasite ja kohtume siis ilmselt järgmisel esmaspäeval.